Tere päevast ka minu poolt. Ütlen ette, et võib-olla hakkavad slaidid kohati päris kiiresti jooksma. Ma näen, et ma olen 22 minutit juba ära kulutanud. Aga see on, ärge süüdistage oma silmi ega miskit, et kõik on korras, et me oleme filmimuuseumis ja pildid peavadki kiiresti jooksma ja selleks on mul lihtsalt üks nupp, mida ma saan siin vajutada ja siis pilt muutub. Aga mina tahan rääkida, või kohe saate aru, et ma tahan rääkida katetest ja eelkõige nagu selle mõttega, et nii-öelda innovatsiooni mõttes siis, eks ole. Et kui me uut katet vastu võtame, siis me ilmselt enamasti ei mõtle, et see on ainult korraks uus, aga mina mõtlen tavaliselt uut katet vastu võttes selle peale, et aga mida me sellest kattest tegelikult teame, kas see on üldse piisav, mida me sellest kattest teame, sest et ei lähe ju sageli mitte väga palju aega mööda, kui me näeme midagi sellist, mida me tegelikult ei taha näha, ja siis me mõtleme, et miks see nii on ja ei mõista seda, aga me teame, et see, mis sellele järgneb, on veel hullem ja siis me küsimegi, et aga miks me ei tea, miks nad siis lagunevad ja küsin, et kuidas teada rohkem, et on 4 näidet, et mõõtmiste poole pealt, kuidas teada rohkem. Küsin siis, kas sellest innovatsioonist piisab või on veel midagi vaja, et tegelikult ka oleks siis midagi muutuks paremaks või kvaliteetsemaks ja räägin motivatsiooni rollist innovatsioonis. Õigupoolest me teame uut katet vastu võttes sellest üsna vähe, et paljud traditsioonilised mõõtmisviisid on üsnagi ebaefektiivsed ja ei anna meile väga palju infot selle katte kohta. Et näiteks 1 kilomeetri katte kohta tüüpiliselt me räägime puurkehade hulgast, mis katavad umbes nii suure sõõri jagu siis katet pindala mõttes. Aga see on loomulikult ikkagi parem kui mitte miskit. Nii et ja need 4 asja, millest ma rääkida tahan natukene, on siis katte paksus, katte põikprofiil, katte tihedus ja katte paigaldustemperatuur. Üks tuntud mees on kunagi öelnud selliselt, et see, mida sa ei saa mõõta, ei saa sa ka paremaks teha ja see on päris õige. Et kui katte paksusest rääkida, siis seda mõõdetakse täpselt niimoodi sellise väikse sõõri jagu materjali siis läbi katsetatakse, et saada see puurkehade paksus kätte ja see on ikkagi väga juhuslik see info, mis sealt tuleb tegelikult. Selle asemel oleme me siis välja töötanud meetodi, spetsiaalse tehnoloogial baseeruva seadme, mis siis võimaldab päris lihtsalt tegelikult selle mõõtmiste mahu 10-kordistada ja saada sellega oluliselt katvam ja parem informatsioon. Ja olgu öeldud, et selline seade on siis, me oleme pidanud selle mõõtmistäpsusega tegelema päris palju ja oleme saavutanud siis selle, et kui me nüüd lausa oleme, et me peaksime minema täitsa nihikuga mõõtma, et saada siis aru, kui täpselt see mõõtmine toimub ja tegelikult võrdlus laboratoorse mõõtmisega, nihikuga mõõtmisega on väga hea. Siit kohalt saabki öelda, et tuua lihtsalt näide, et kui me teeme need iga 500 meetri tagant ehk need üksikud puuraugud, siis nii nagu ta standardselt ette näeb, siis me saame väga juhuslikud tulemused nendest 6 puurkehast 1 kattepaani kohta, 1 sõiduraja kohta ja kui meil neid tulemusi oleks 10 korda rohkem, siis see tulemus oleks lihtsalt väga palju adekvaatsem. Ehk siis see loterii kaob sellest või vähemalt väheneb kordades see loterii efekt. Katte põikprofiil
Tüüpiliselt siis, kui me kaldeid näiteks mõõdame uuel kattel, siin ei ole väga uued katted pildi peal, aga need tehakse teatud sammuga ja fikseeritakse paberil, eks ole. Algroobas tegelikult, mis ka tekib, seda ei mõõdeta üldse, aga umbes niimoodi see mõõtmine käib. Me oleme nii-öelda uuringute mõttes teinud ka sellist nalja, et mõõtnud tõesti iga 10 sentimeetri tagant selle põiklõike selle roopa ära ja saanud siis teada, milline see roobas siis tegelikult või see põikprofiil tegelikult välja näeb. See on meeletult töömahukas, ma võin teile kinnitada. Tohutu töö, see pannakse objektil paberil kirja või vähemalt tol ajal pandi ja siis sisestati arvutisse ja siis me saame joonistada profiile välja. Aga variant on tegelikult teha seda sama tööd laserlatiga, mõõta veelgi tihedamalt, mitte 10 sentimeetri tagant, vaid iga sentimeetri tagant saada terve sõiduraja laiuses täpne profiil kätte ja me teame täpselt, mis kujuga see roobas on ja kas see üldse roobas on või on ta mingisugune vajum või mingi punn, eks ole, et need tegelik pilt võib olla väga-väga erinev sellest standardsest kujust, mida me siin pildi peal näiteks näeme. Aga loomulikult need mõõtmised toimuvad väga tihedalt ja me saame siis kilomeetri kohta vastavalt soovile, kas siis 1000 mõõtmist piki suunas veel, nii et tegelikult me katame kogu kattepindale. Katte jääpoorsus on siis järgmine mõõtmisliik. Me teeme ikka need samad 12 auku tegelikult ja saame suhteliselt ikkagi napi informatsiooni, nagu te ka nende lagunemispiltidelt nägime, et olid need lagunemise ilmingud, aga seal vahel on see nagu terve ja korras kattetükk, eks ole, et see puurkeha võib vabalt sinna sattuda ja me tegelikult ei tea sellest kattest ikkagi nagu piisavalt palju. Jällegi näide, kuidas puurimine võib osutuda loteriiks. Ütleme, kui töövõtja nägi, et mõnes punktis on tal kas puurimise mingil muul tulemusel, et tal jääpoorsus on liiga kõrge ja ta tegi midagi, mis seda viiks alla, siis näiteks võib juhtuda niimoodi, et ta tegi puurimised, aga sai hoopis vastupidise tulemuse, et jääpoorus tegeleks alla, aga selle juhuslikkuse tõttu ta sai tegelikult justkui tagasiside, et tegelikult jääpoorus selle muudatuse tulemusena hoopis tõusis. Nii et me võime saada nagu eksitavat infot, kui me piisavalt ütleme siis piisavat infot ei saa. Et siin on sama asi, maaradari info põhjal me näemegi tegelikult ära, et see jagunemine võib toimuda selline nagu kaamel ja 2 küüruga kaamel, eks ole, et ongi, tegelikult on 2 erinevat tasapinda, aga oma varieeruvusega võivad siis puurkehad juhuslikkuse tõttu sattuda kuhu iganes. Ja 4. metoodika on siis kattepaigaldustemperatuuri mõõtmine, traditsiooniliselt ikka punkt mõõtmine, loomulikult väga juhuslik, teatud küll sammuga, aga ja needki kirja pannakse siis ikkagi käsitsi ja sellele siis kõrvutada, eks ole, tänapäevane meetod, mis on siis katte paigaldustemperatuuri mõõtmine termograafilise süsteemiga, mis siis annab pideva ja katkestusteta mõõtmise info 100%-le kattest. Andmed tekivad kohe digitaalselt, pilvepõhiselt, termopildid ja termovaip on võimalik seda visualiseerida väga lihtsalt, ajatempel, täpne asukoht juures ja mis on väga oluline, on siis reaalajas jälgimine. Et reaalaja töövahend, millel on piisava täpsuse korral lihtne näha tarbimisväärtust ka tulevikus, ehk siis need probleemsed kohad, mis me pärast peaks kattel nagu ilmnema, tulevad siin juba välja. Et võime näha näiteks nende koormavahetuskohti, et või õigemini koormavahetuskohtade mõju, eks ole, nad tulevad kohe välja, seal on jahedad kohad, mis avaldavad mõju. Me võime näha, kus kohad selgelt tuvastada, kus laotur seisis. Me saame viia nad looduses reaalse olukorra kokku ja tuua siis seosed sinna vahele. Me näemegi neid tumedamaid laike kattel, ehk siis mis on külmad kohad, need on need nii nimetatud riskialad, nendest ka räägin veel,
ja kuidas erinevad siis, ütleme, et kuidas nad näiteks koormakohtades, siis koormavahetuskohtades tekivad ja kuidas näiteks mingisugune tehnoloogiline vahend, olgu see söötja, näiteks asfaldisegu söötja, suudab selliseid probleeme leevendada. Ja seesama termovaip, eks, kuidas niisugused, see pilt nagu hakkab meil nagu kõnetama, et kui meil oleks siin puuraugud selle maa peale, siin üks puurauk näiteks, et kuhu ta satub, siis see juhuslikkus on nii väga suur, aga kui me kogu katte hõlmame, siis saame väga palju rohkem teada. Ja need külmad kohad, mis tekivad, need tumedamad punasemad laigud, sellised kopsude kujulised, et teedeehitajad teavad, et need ongi siis need koormavahekohad ja külmad laigud, et need võib vaadata siis nii andmetena kui ka pildina. Ja loomulikult teedeehituses me teame, et need külmad kohad on raskesti tihenevad, nii et need siis avalduvad ka tegelikult sageli jääpooruses, mis ongi selle mõõtmise tegelikult mõte, et aru saada, et kus need probleemid meil tegelikult tekivad ja kuidas neid siis, et me saaksime neid vältida. Et kui me mõõda, siis me ei tea ja me ei saa neid ka vältida. Uute tehnoloogiate eelised siis tulevadki välja, et mõõtmiste maht on suurem, see on parem katvus, mõõtmistulemust dokumenteerimine on väga palju parem, ta on sageli automaatne, ta on juba ka pilvega ühendatud, et need andmed on kohe digitaalsel kujul olemas ja taaskasutatavad väga lihtsalt. Mõõtmistulemused on vähem sõltuvad operaatorist, et kui me teeme üksikmõõtmise ja see võib sattuda juhuslikult kuhu tahes, aga kui me suudame katvalt mõõta, siis pole oluline, me saame ikkagi statistiliselt väga palju parema, selgema tulemuse ja mõõtmiste parem kontrollitavus ja korratavus, see on ka sellisel juhul tulemus. Mida see annab? See on see, et me saame töö kvaliteeti adekvaatsemalt hinnata, just see juhuslikkus kaob ära või väheneb vähemalt. Õiglasem ja kasulikum tagasiside töövõtjale ja katte väärtuse teadmine siis teie omanikule. Me teame katet vastu võttes, mis omadustega katte meil maas on ja mis probleemid sellega on, kui need probleemid tekkisid. Siiski on siin takistusi, ehk siis nagu innovatsiooni takistus, et kvaliteetse mõõtmine võib tuua töövõtjale probleeme, kui see on meil reguleeritud traditsioonilisel viisil ja nad ei arvesta sellise innovatsiooni ja uute mõõtmistega võimalustega, ehk siis detailsemad mõõtmistulemused võivad tuua välja sellised mõõtmistulemused, mis tellijal ei lubagi näiteks katet vastu võtta üldse. Ja see on loomulikult oht töövõtjale. Kvaliteetse mõõtmine tõenäoliselt on ka lihtsalt kulukam ja töövõtjal pole võib-olla suurt huvi suuremat kulu kanda. Ja lisaks, kui töövõtja nagu nii teab, et tal pole huvi kvaliteetsemat tööd teha, siis pole ka mõtet sebida kvaliteetsemate mõõtmistega. Ehk siis uue tehnoloogia kasutamine mõõtmistel on siiski vaid eeldus, aga oluline eeldus ja see on siis poolinnovatsioon ja teise poole jaoks vajame motivatsiooni. Teie omanik siis oma ootustes püüab oma ootused dokumentides kirja panna ja töövõtja on tark, või töövõtjad on targad, nad teavad, mida tellija tegelikult või teeomanik tegelikult siis kontrollib, kuidas ta kontrollib, mismoodi ta nõuab seda, mida saab pakkuda ja vähempakkumise tulemusena me pakume natukene vähem. Ja tegelik tulem siis tõenäoliselt töö käigus tuleb ikkagi proovida maksimaalselt optimeerida, need tegelikult kvaliteet tõenäoliselt on võib-olla natukene veel väiksem, aga ikkagi lõppkokkuvõttes me näeme, et tegelikult käärid on esimese ja viimase kvaliteedi või tulemuse nagu, ehk siis poolte ootuste vahele. Ja tegelik soov siis tegelikult mõlemal poolel on ikkagi see, et mõlemad nagu
tegelikult ju aktsepteerivad seda, et kui tehakse kvaliteetselt ja paremini, siis see tulem võiks olla, ka rahaline tulem võiks olla suurem ja vastupidi, kui kvaliteet on väiksem, siis ka rahaline tulem oleks loogiline, et on väiksem. Aga teie omanik saabki seda motiveerida. Ta saab motiveerida esiteks siis läbi kvaliteetsema mõõtmise ning selle alusel siis saab motiveerida tavapärasest kvaliteetsemat tulemust. Ja just nimelt seda tulemust, millest oli ka siin eelnevatel slaididel, eelnevatel ettekandjatel juttu, et kui me ei reguleeri ära niivõrd selle tulemuse saavutamise viisi, vaid tulemust ennast, siis töövõtja leiabki kõige efektiivsemad lahendused, kuna see tagab talle jälle konkurentsieelise. Et siis kuidas kvaliteeti tegelikult saada, ehk siis seda tulemust, mida soovitakse. Siin tuleb appi vähemalt ühe elemendina, kui meil tulemus on defineeritud, siis tuleb appi boonussüsteem, ehk siis see on siis tavalise süsteemi edasiarendus, kus me tavaliselt siis räägime trahvidel ja mittevastuvõtmisel põhinevast nii-öelda motivatsioonisüsteemist, siis selle süsteemi eesmärk on kõrvaldada barjäär tavapärasest kõrgema kvaliteedi saavutamiseks. Ja koos siis selliste uute katvate mõõtmistehnoloogiatega soodustab see kattekvaliteedi kasvu läbi innovatsiooni. Töövõtja saab ise valida need kõige efektiivsemad meetodid, kuidas saada protsessist kõige suurem tulu. Siin on nüüd Rootsi ja Eesti näide, musta joonega on Eesti eelmise aasta pilootprojektide näide, kus siis riskiala, millest oli juttu, me rääkisime külmadest kohtadest kattel, et kui töövõtja suudab paigaldada kattes selliseid, neid külmi kohti on alla 5% kattest, ma ei hakka täpsemalt külmast rääkima, aga kui see on alla 5%, siis tal on võimalik saada boonust 4,5 kuni 6%. Rootsis võib-olla see skaala ei ole võrreldav, sest et me räägime siin protsentidest ja Rootsis on ta rahas väljendatud, aga põhimõte on see, Rootsis on siis põhimõte see, et sellist järsku üleminekut ei ole, see üleminek on nii-öelda ütleme siis külmade alade kasvades sujuv, aga üldpõhimõte on nagu sama, et kui sa teed paremini, saad boonust ja ütleme meil praegu selles boonussüsteemis seda trahvikomponenti ei olegi, aga see trahvikomponent on meil tugevalt kõikides teistes mõõtmides sees niikuinii, et see pole täna vajalik. Meil on vaja tunnustada paremat kvaliteeti ja seetõttu tahaks kirjutada kokku, et kuidas see siis töötas tegelikult. Ja ma võin öelda, et see töötas tegelikult väga motiveerivalt. Et väga lihtne on võrrelda, et need töövõtjad, kes kasutasid katte paigaldustemperatuuri mõõtmiseks ja ka siis katte paigaldamisel eri tehnoloogiaid, eri seadmeid, mis tagavad temperatuuri ühtluse, need said ka reaalselt boonust, ehk siis see tõesti tasus ära, see tasus vaeva ja need, kes ei kasutanud, need boonust ei saanud. Nii et see loogika peab paika, kõrgem kvaliteet, täpsem mõõtmine ja suurem tulu. Ja see ongi see, mida tegelikult, mida me vajame. Aga see pole ka veel kõik, et sellel boonussüsteemil on tegelikult ka nagu lisaboonus ja seda ei tohi suuga alahinnata, et see on psühholoogiline efekt. Et tegelikult võidavad sellest tellijad, võidavad sellest töövõtjad, võidavad sellest lõpus ka teekasutaja ja see tähendab seda, et kõigil on tegelikult nägu naerul ja me ei räägi sellest töö lõppedes võib-olla ainult sellest, et kui vähe me trahve saime, vaid me saame öelda, et meid tunnustati, me saime boonust, tegime hea töö ja sellega on nagu hästi. Ja tänan kõiki koostööpartnerid sellel teekonnal, kes on aidanud neid süsteeme arendada, seda mõtteviisi nagu juurutada ja sellega kaasa tulla ja tänan teid kuulamast. Aitäh! Aitäh, Marek!